Tere kuulama uudiseid stuudios Rohke Debelak. Valimiskomisjon annab teada, et homsest jõustub valimisreklaamide piirang, mille kohaselt peavad erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimisreklaamid sisaldama vähemalt 90% ulatuses tõtt ja reaalselt täidetavaid lubadusi. Samuti peavad need olema sellised, et poliitik ise ka oma valimisreklaamidesse usuks. AI simulatsioon näitab nüüd, et pärast piirangu kehtimise algust jääb valimisreklaamidest keskmiselt alles ainult tere ja head valimispäeva. Valitsus aga annab teada uutest alkoholi liigtarvitamise vastastest kampaaniatest. Mitmed uuringud näitavad, et majanduskriisi perioodil hakatakse riigis oluliselt vähem alkoholi tarvitama. Nii on see olnud kõikide majanduskriiside ajal ja ka praegune edukas pikaaegne majanduse jahutamine toob samuti peatselt kaasa alkoholi tarvitamise olulise languse. Peaministri sõnul on positiivseid teateid erinevate ettevõtete töö lõpetamise kohta tulemas järjest sagenemini ja kasvab ka nende inimeste arv, kellel pole peatselt enam võimalust oma palgaraha tervist kahjustavatele eluviisidele kulutada. Kui majandus on languses, siis pole see mitte valitsuse tegemata jätmine, vaid just teadlik tegevus, et oma rahvast kaitsta. Ka liigse söömise vastu aitab majandussurutis tulemuslikult. Me ei saa majanduskasvule ohvriks ometigi tuua inimeste tervist, märgib peaminister ja lisab, et kõik riigis ja ühiskonnas aset leidvad protsessid on kindlalt valitsuse juhtida ja valitsus saab selle kõigega ka hakkama. Nagu ka järgmise probleemiga, valitsus annab teada, et ei ole veel loobunud õpetajate streiki ära hoida võivate lahenduste otsimisest. Ja üks lahendus sai eile õhtuks ka valmis, kui riigil ei ole raha, et tõsta vajalikul määral õpetajate palka, siis on riigil võimalus langetada teiste avaliku sektori töötajate palka. Kui kõigi teiste palka vähendada 30% võrra, siis paistab õpetajate palk ilma tõstmatagi teistest oluliselt suurem. Valitsus on taotlenud ka riigihalduse alast patenti ja selle suhtumise patenteerimine võib riigile tulevikus aastas tuua juba miljardeid lisaeurosid. Ja välismaalt. Venemaa kaitseministeerium annab teada, et NATO-poolne oht Venemaale kasvab iga päevaga ja see sunnib Venemaad oma olulist relvastust viima peitu Ukrainasse. Hiljaaegu evakueeriti NATO ohu tõttu Kaliningradist kõik õhutõrjekompleksid. Juba varem on Eesti piiriäärsed eliitüksused viidud ohutumusse kohta Donbassi. Kui NATO surve jätkub, on Venemaa sunnitud peatselt kõik oma relvajõud Venemaalt välja viima. Vastavad plaanid on juba välja töötatud, et päästa veel mis päästa, annab teatab riigi kaitseministeerium. Ja tagasi Eestisse ja lõpetuseks mootorispordist. Võtikvere rallikrossi võistlustel oli eile tihe võistluspäev. Medaleid jagati enam kui 10 masinaklassis. Kõige põnevam oli viimane sõit, kus võistleja Maiko Audi püsis esmakordselt koos finiši sirge lõpuni. Ainsaks probleemiks oli, et sellel rajal enne finišit sirget ei olnudki. Eetris olid uudised.